Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad ja ilusat aasta lõppu kõigile. Matšpalli saade on sel aastal veel ühe korra eetris ja räägime sellisest nähtusest, mõistest, imeloomast nimega Saaremaa tennis. Saaremaa on olnud pildis viimastel päevadel, nädalatel erinevatel põhjustel, aga ka tennis on andnud põhjuse kas või Delfi veergudel lugeda, kuidas Grete Kull alistas aastalõpu matšis Kuressaares näiteks Katriin Saare. Aga mitte Grete Kull ei ole meil täna teisel pool Zoomi liini. Kull on küll, aga Rauno Kull. Tere sulle, Rauno. Tere hommikust kõigile. Kes on siis Grete Kulli isa. Aga Riho Kallus on ka meil liinil, on nii? Tere hommikust, jaa. Mõlemad mehed, Saaremaa mehed. Mis teie lokatsioon hetkel on? Kus te paiknete? Mina paiknen hetkel kodus, Nasval. Riho? Ootan, et saaks minna järjekordsesse treeningule Gretega. No, mina paiknen ka kodus. Mina paiknen ka kodus Uus-Roomas selles Kuressaares. Miks meestel nii unised hääled on? Me salvestame seda kolmapäeva hommikul 8:30 andestust, et teid nii vara üles ajasin. Aga uudis on vist see, et Rauno, et elekter on tagasi. Ei, Riho tegi niisama hommikul nalja. See elekter käis ära siis, kui ta siin käis igal pool ära. Et ei ole midagi hullu olnud. Aga kaua siis elekter ära oli? Oli siis nii dramaatiline, nagu uudistest võisime lugeda? Meil nii dramaatiline polnud. Meil oli vist ära äkki eelmine laupäev äkki oli ära pool päeva ja siis pühapäev pool päeva. Et midagi hullu ei juhtunud, aga natuke naljakalt pikalt oli küll. No Rauno on ikkagi tagasihoidlik. Ma ikka pidin talle kohvi tegema ja käis hambaid pesemas. Okei, ma käisin üks hommik. Ma pidin pannkooke küpsetama jube palju selleks, et ta saaks süüa ja terve perega käis söömas mu juures, aga no see selleks. Aastalõpu matš oli esmaspäeval. Päris uhke asi tundus. Miks selline asi korraldati, kes korraldas ja kuidas asjaosalised siis rahule jäid? Selle vist Riho võtab kokku. No me tegelikult Raunoga mõtlesime seda, et esiteks on siin meie noorsportlase, nagu ikka spordis, siis ega siis sporti ei saa ju üksinda teha ja selle jaoks on vaja terve plejaad inimesi ja on ju treenerid ja füssitreenerid ja võib-olla managerid ja siis on sparringupartnerid ja siis on sponsorid ja toetajad ja kaasaelajad ja nii edasi, et oleks tore, kui aeg-ajalt oleks võimalik näha ka noorsportlast mängimas Kuressaares ja hetkel selliseid turniire ei ole Saaremaal, kus ta võiks osaleda ja siis sai tehtud ettepanek Katriinile, et äkki Katriin oleks nõus Saaremaale tulema ja tegelikult põhjus ei olnud ainult see matš, et Katriin treenib siin Saaremaal nüüd Raunoga ja Gretega koos siin vist üks 4-5 päeva palju siin trenni teevad täpselt ja teevad siis ka füüsilist treeningut ja valmistuvad uueks hooajaks, nii et me jäime igati rahule ja publikut oli piisavalt saalis Kui palju oli umbes? Ma arvan 100, isegi jah, ma arvan 100, võib-olla isegi nõks peale, mina arvan nii. Piletiga või ilma? Ei, ilma piletita. Ma lihtsalt tean, palju üles istuma mahtus, kohtade arv oli nii-öelda loetud, aga seal osad inimesed seisid ja all oli ka ikkagi 20-30 inimest julgelt istusid, nii et ma arvan, et 100 oli täis. Ei, päris kihvt oli, jah. Seis siis jäi Grete kasuks 7-6, 6-2. Milline see matš välja nägi? No, see oli nagu võistkonna matš. Riho istus Grete pingi peal ja mina istusin Katriini pingi peal. Nagu Davis Cupi mängisime. Ja, no see tegelikult juhtus kuidagi niimoodi pool juhuslikult, et Katriin tegi selle ettepaneku, et kuulge, et see ei ole ju nii ametlik matš, et Riho, tule istu sina minu pingi peale, et tast Rauno siis juhendab Gretet, aga Grete tegi ettepaneku, et vahetame ära. Ja siis publiku hulgast oli ka kuulda, et küsiti, et mida see Riho Kallus seal väljakul teeb, tema ju ei ole tennisetreener. Aga noh, nagu ma kohe pool naljaga enne võistlust ütlesin, et valige ise ära, et kummal pool ma istun, et see tüdruk võidab.
Aga kuidas see juhendamine siis välja nägi? Andsid sa Rauno Katriinile meelega halba nõu või ikkagi üritasid teda Grete vastu üles ässitada? Ei, ma ikka üritasin ikka, et ta mängiks loomulikult, et mis ikkagi sporti teha seal, aga tundus, et tal ei olnud lihtne, et minu arust ta oli enne mängu väga rahulik, eelmine päev väga rahulik ja need pinged hakkasid vaikselt seal kogunema ja kokku jooksma võib-olla teise, kolmanda, neljanda game'i ajal ja siis ta ütles mulle, et ma ei tea, mis toimub, et mul niimoodi värisin, et ma ei suuda. Et noh, tema arvas ka, et tuleb võib-olla 10 pealtvaatajat ja mis pukikohtunik ja mis joonekad ja noh, kui see kõik oli lõpuks seal hommikul kohal, siis tal hakkas vist see asi kohale jõudma ja tuli see, no mis hommikul lõuna ajal, tuli see niisugune väike kips ikkagi peale. No. Aga teil oli joonekad ka, jah? Aga Riho oli parem ikkagi, jah. No eks ta mõlema mängija jaoks on loomulikult ikkagi hooajaväline, praegu on puhkuste aeg, keegi ei ole võistelnud ja siis publiku ees mängida ei ole võib-olla lihtne, et eks mõlemal oli raske. Aga selge see, et tänase saate jooksul me vast tervet Saaremaa tennise ajalugu ei jõua siin ette lugeda, aga alustaks Rauno selle taustsüsteemi selgitamist läbi sinu, et milline on sinu mängija taust ja kuidas sinust sai treener ja millal? Jeesus. Minu mängija taust, kust ma pihta hakkama? Ma vist alustasin tennisega ise üldse aastal äkki oli 86. Nägin mingit Edbergi Beckeri tennisematsi telekast, minust oli äkki Wimbledoni finaal. Riho, oskad öelda, võis siis olla, sul on hea mälu. Ja minu arust ma nägin seda mängu ja selle pealt ma läksin ise tennisesse, nõudsin, tahtsin minna. No sealt ma hakkasin siis mängima. Midagi juhtus, sain mõned noorte meistrikad, minu arust hõbedad, pronksid, kulda pole saanud. Täiskasvanutes sain ühe paarismängu kulla. Aastal ja mis me rääksime? Ma ei mäletagi enam ise. 2000. Kui sa paarismängus kulla said? 99 või? Väga võimalik, et ma arvan, et see võis olla küll, me siin pluss-miinus natukene, Edberg Beckeri finaal oli ka 89. Nii et. Väga võimalik, jah, ma ei mäleta. Mul ei ole hea mälu sükst hästi peale. Mälus need aastad hägustuvad, jah. Midagi erilist ju väga juhtunud ei ole. Wimbli finaali pole võitnud, siis ülejäänud asjad nagu meelde ei jää. Aga treeneriks kuidas? Kuidagi jäin selle tennise juurde, ütleme nii, et peale Audentest tekkis mul Kristel, kes on mul naine, praegust ka 3 lapse ema ja sealt ütleme nii, et ma ei läinud USA-sse, mis oli algne plaan minna, nagu ikka minnakse tennisega USA-sse, sinna ma ei läinud ja siis oli kohe sündimas ka esimene laps ja siis oli vaja ju, see oli ainuke, mida oskas, oli tennis, kiiresti räket kätte ja pallikorv ja hakkasid tööle. Ja siis äkki 3 aastat olin Tartus, pidasin vastu ilma ühegi tennisehallita ja siis siuke inimene nagu Villu Vares teadis nõrka kohta ja meelitas mu Saaremaale. Tore oli tulla väikse lapsega ja ma mõtlesin, mis seal ikka proovin ja siin ma nüüd olen. Sest et teada oli ka, et siia peaks tulema Kupli asemel, tookord oli siin Kuppel, 2001 aasta ma siia tulin ja siis pidi tulema äkki siin mingisuguse 4-5 aasta jooksul, mäletan juttu, tuleb statsionaarall. See tuli siis nüüd 10 aastat hiljem. Vist jah, 10 aastat tagasi, sorry. Et 2012 siis äkki tuli. Nii et me ootasime seda kaua ja kuidagi olen siia jäänud, jah. Oled sa mitmenda põlve saarlane? Ei, mina olen Tartust pärit. Ma ei ole mingi saarlane, ma olen täitsa sisserändaja. Mina ka Tartust. No võt, Tartust ongi normaalsed vennad. Just. Saarlane peab kuulama 2 tartlase juttu. Palju su käe alt umbes on käinud läbi tenniselapsi? Päris raske öelda. Tenniselapsed on kõik siis need, mõtleme siis kõik, kes on reket käes olnud ja kõik on mänginud. Yeah. No ma usun ikka, et neid on ikka ju selles mõttes sadu olnud. Algul, kui ma siia tulin, mul oli kohe vist 45 või 50 last, esimesed 3 aastat niimoodi ma tegin. Siis hakkasime võib-olla mingite rühmadega rohkem rõhuma spordi peale ja mina enam siis nagu kõigiga ei teinud, et siis otsisime ka abitreenerit ja
siis võib-olla on jäänud iga aasta nad natukene väiksemaks need numbrid, aga no jah, mitu põlvkonda on juba läbi käidud, et ma arvan küll, sadu ikkagi. No treeneritelt ikka küsitakse, et millised need siis trofeelapsed on, et kes on toonud medaleid kust iganes, kelle tõstaksid esile? Jube halb on siin praegust esile ju kedagi tuua, aga no võib-olla eelmisest satsist tooks esile võib-olla Priit Sulluste, Gert Kilumets. Tüdrukutest oli äkki Kersten Vanem, Kristiin Mets. No need on ikka olnud ka seal koondises ja läbi käinud ja kõik oma usad läbi käinud. Võib-olla kõige vanem, kes mul Saaremaal oli Immis Taavi. Ja praegust on siis Grete. Enne kui me Grete juurde tuleme juttudega, siis kuidas see Saaremaa tenniseelu tänapäeval üldse kirjeldaksid? Millist elu te seal elate? Ma kiirelt guugeldades vaatasin, et klubisid võib kokku lugeda seal, kus on väljakud, seal 7-8 või? Klubisid või? Aga võib-olla küll üle, siis äkki on kuskil siin Saaremaal nagu mingid päris väiksed kohad veel, sellised eraväljakud ja mingid asjad. No meil on, ütleme siis see tennisekeskus Kuressaares, mis on, siin on siis võib-olla 3 organisatsiooni toimetavad. Et üks on Saaremaa tenniseklubi ja siis on äkki Aivi Auga spordikool. Ja siis on üks veel, mille isegi ma nime ei tea, kas see on Kure Kera või, aga see ei ole enam, ütleme, klubi, vaid see on juba siis OÜ. Et 3 sükust organisatsiooni on, kes toimetavad. Ülejäänud teevad, ütleme siis nagu, kui meie proovime midagi rohkemat, siis nemad teevad sükest head harrastustennist. Toimuvad ka Saaremaa meistrivõistlused? Nüüd ei ole tehtud seda, erinevatel põhjustel seda ei ole tehtud nüüd, ma usun, et juba 3-4 aastat. Vanasti oli see suve nagu üks põhisõnmusi siin. Aga kuidagi see on niimoodi läinud, et see on ära lagunenud, jah. Aga Minul ei ole olnud kõige suuremat huvi seda enam siin lõpus korraldada, et suunad on teised ja teised korraldaja ei tee seda ja see on kuidagi jäänud unarusse. Aga Saaremaa, Hiiumaa sõprusmatšid? Või see jääb väga kaugete aegade taha. Riho vast mäletab seda. Villu Vares minu arust neid veel korraldas. Ja kusjuures ma olen isegi osalenud nendel matšidel, sellepärast mul oli eriti soe tunne oli nüüd teada saada, et hiidlased said omale ka lõpuks tennisehalli, et ma arvan, et need esimesed matšid olid juba siin, paarkümmend aastat tagasi võib-olla. Kindlasti. Rohkem isegi. Isegi rohkem, jah. Ja. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Tuleme ikkagi Grete juurde. Kuidas siis on juhendada oma tütart ja sellisel tasemel, nagu ta tänaseks on jõudnud? No ei ole lihtne kindlasti. No ei ole temal lihtne ja ei ole minul lihtne ja kord üks, kord teine ja täna on see vanus on ka täpselt siuke, et tihti läheb sassi, kas ma olen nüüd hetkel isa või ma olen hetkel see vastik kuri treener või olen ma siis toetav treener ja nüüd olen vastik isa ja see läheb vahepeal seal sassi. Et ma arvan, kuni eelmise aastani oli minule vähemalt väga okei teha ja tundus nagu lihtne, aga nüüd on siukene see vanus peale tundub, tuleb äkki aasta veel pingutada, võib-olla saab siis sellest vanusest üle. Et hetkel siis 16. Kuidas Riho sulle kõrvaltvaates tundub see koostöö? No eks kõrvaltvaates ongi, et istudes ka võib-olla seal matši ajal väljaku peal, ma saan aru, et see töö on üliraske ja see on ju mängijale väga raske ja kindlasti just see lapsevanema ja treeneri rolli jagamine ka, et tennis on selline saatanast spordiala niikuinii, et see on individuaalspordiala ja see spordi ja selle tennise, juba see ülesehitus, kas või juba see punktisüsteem, mis tennises on ja kõik muu kokku on niivõrd keeruline, niivõrd raske, et ega see käib kõigil lainetena kogu aeg, et tunnen kaasa Raunole ja Gretele, et ega see lihtne ei ole muidugi. Ei, no on ju toredaid asju ka, et ega mis siin kaasa tunda, ise see on valitud ja
ja samas on ka ju põnev, noh. ITF-i juunioride edetabelis, kui minu andmed on õiged, olete te hetkel 676 ja jaanuaris olite kõige kõrgemal kohal 319. Palju teile see juunioride edetabel hetkel korda läheb? Ma ütlen ausalt, et mulle, no loomulikult ta läheb korda, noh, selles mõttes, ega ta on ju ikkagi see number on ikkagi mingi reaalsuse näitaja, noh. Küsimus on pigem selles, et siin tuleks mingitest asjadest nagu nüüd läbi saada ja üle saada ja see number peaks ka nagu muutuma, et seal, kui ta oli 300, siis oli kohe tegelikult, noh, mitte ainult mul ja paljudele siin siuke tunne, et nüüd kohe võiks olla, ütleme seal 200 sees ja juba hakata pürgima noorte Grand Slamile ja siis, noh, juba läheb täitsa teisiti kõik see asi, et seal ju punkti summad ja summaarumid ütleme seal mitmekordistuvad ja noh, palju lihtsam neid punkte nii-öelda justkui teenida, et võidad seal ühe mängu, kuskil läheb hästi, eks, ja saad minema, aga noh, need kõik olid siuksed so-so'd ja eelmise aasta veebruar, märts, aprill oli väga palju kohtumisi, kus kuidagi see surve hakkas nagu tal pea kohal kasvama ja võib-olla tunnetas, et teised ootavad ja eelkõige ta hakkas siis ise ootama ja pani endale ise survet peale ja igalt poolt tulid siuksed 6-4, 4-2 ees peksa, 6-2, 5-3 ees peksa. Seal oli äkki 5-6 matši järjest niimoodi ja see tõmbas nagu madalseisu ja noh, sealt edasi kuidagi see kasvas ja siis hakkas niisugune otsimine, et enda otsimine ja noh, ma ei tea, siiamaani. Võib-olla nüüd on seal edetabelis ära kukutud ja võib-olla nüüd on rahu majas ja saab uuesti hakata nagu värskelt puhtalt tähelt minema ja eks näis, mis nüüd see aasta algus toob. Millised tipphetked sa sellest aastast tooksid välja, kus te tundsite, et siin läks nüüd päris hästi? Ma arvan, et ei olnudki see aasta sükst hetke, reaalselt. No, Rauno on ikka tagasihoidlik, et Grete tuli Eesti meistriks segapaaris. Okei, ja sorry, see läks meelest ära. Ja, see oli tõesti äge, jah, see oli üks ja ainus see aasta. Õige. Kui palju on neid noorte meistrivõistluste medaleid, kas neid on mõtet kokku lugeda? Neid saaks kokku lugeda, aga mis seal väga ei ole mõtet kokku lugeda. Neid ikka on ju, jah. Ja alates ju 12 vanusest kuni siiamaani, iga aasta on ju need kogu aeg olnud ja on siis olnud eelmise aasta estikajate kuld, siis üksikus neid tõsi rohkem pole olnud, neid on olnud hõbedaid ja on neid paari kuldi vist nüüd on juba äkki iga aasta segapaar on ka vist seal. On seal kullad hõbedad võrdselt. Milline see treeningperiood hetkel välja näeb ja millal võiks siis uuesti võistluskarussel pihta hakata? Võistluskarussel hakkab kohe jaanuari alguses pihta, aga me teeme võib-olla see aasta, proovime teha ja mõte on selline, et teeme alguse võib-olla teissuguse, et äkki lähme ja lähetame Grete kuskile vahelduseks nii-öelda värsket õhku hingama ja minust ka puhkama ja et võib-olla teha aasta algul 2-3 nädalat, no 3 nädalat ütleme kuskil mujal, et me oleme Riho tutvuste kaudu siin üritanud leida mingit siukest kihvti väikest kohta, kus tehakse ägedat asja, natuke teine keskkond ja võib-olla sealt siukse tripi teha ja sealt pealt minna edasi siis võistluskarusselli peale. Aga praegu kõik on niisugune tavaline, ütleme, mis siin aasta lõpp, võib-olla natuke rohkem ikkagi teeme füssi ja natuke rohkem teeme praegust ka juba nüüd tennist, et puhata pole siin enam ju midagi, et mingid asjad äkki paika taguda ja siis teha selle 3 nädalat teises keskkonnas ja sealt korra kooli muidugi, ega meil on see kooli teema ka, et me ju 10. klass ja ei ole päris ainult e-õppel, et kuidagi üritame seda jagada ja vaatame, mis saab. Mis koolis käite? Kas see nüüd on nüüd uue nimega Saaremaa gümnaasium või? Need riiklikud gümnaasiumid need on. Minust on Saaremaa gümnaasium. Kas kool spordi tegemist toetab?
siiamaani oleme hakkama saanud, toetab ja me oleme käinud rääkimas direktoriga, juhtkonnaga, kõik ütlevad, et ja kui peaks veel rohkem puuduma, andke teada, mõtleme jälle kaasa, mõtleme edasi, et kindlasti loodavad Gretet seal koolis näha. No, eks näeb. No. Ega raske on vahepeal ikkagi, on ära 3 nädalat, et tuleme tagasi. Viimasel nädalal juba Grete mõtleb võistluste ajal, kuidas mul on kogunenud nüüd kas 12 kontrolltööd või 14 kontrolltööd ja siis peab hakkama neid järgi tegema ja siis sa juba ise tead, et tegelikult 2 nädala pärast hakkame minema uude kohta võistlustele ja noh, see lumepall ei tohi lasta nagu liiga suureks, et siis sõidab üle pea ja ei saagi enam sealt pidama neid kontrolltöid. Sa mainisid, et annad natukene värsket õhku nuusutada Gretele kuskil teises keskkonnas. Oled sa mingil hetkel valmis ka selleks, et peadki ta treenerina nii-öelda üle andma kuhugi poole? Jah, selles mõttes, et loomulikult peab olema, aga ma pean siis ise aru saama, et ma olen risti jalus selles mõttes, et kas ei saa millegagi hakkama. Kuskil paremat lahendust, et noh, praegu tundub, et nagu ma loodan vähemalt ja tundub, et on puhtalt ikkagi sellest vanusest ja niisugune keeruline hetk, et ega no ma ei näe praegust veel seda, et ma ei peaks saama hakkama ja minust on see nagu huvitav ja nüüd alles lähebki nagu ju spordiks ja saab hakata neid nagu päris asju nagu tegema, mida ma olen ootanud ja mis minu arust ongi nagu kihvt. No. Ma pigem ei saa hakkama, ütlen ausalt, nende 3–9 aastastega. No. Seal peab hoopis muid asju tegema ja nüüd saab nagu seda päris nagu tõsist sporti teha. No. Mis sihid või eesmärgid järgmiseks aastaks olete seadnud, kui need on väljaütlemiskõlbulikud? Üleeile õhtul, kui oli istumine, selle matši õhtusöök, seal tuli sama küsimus, et no, Grete ütles ise ka seal, et ei ole praegu niisugust sportlikku eesmärki nagu päriselt, et kui 1 aasta oli konkreetselt need asjad paigas, nüüd pigem tahaks saada ikkagi nagu pea puhtaks ja minema, et kui see jaanuar, veebruar, märts seal saaks hakata ikkagi mängu mängima, milleks ta on ikkagi võimeline, kas või sinna ligi lähedale, et no, siis ma julgen midagi ütlema hakata. Et ega siin kui mõni turniir ta mängiks midagi välja kuskil, jõuab kuskil 3. katil poolfinaali, finaali võidab, milleks ta kindlasti on võimeline. Noh, siis räägime ju kohe, ütleme edetabeli kohast mingisugune 200 ja veel ettepoole ja noh, ikkagi loomulikult tema on ka välja öelnud, et ta tahab ikkagi saada vähemalt juunioride klassis ikkagi kindlalt Grand Slamidel, et noh, muidu on nagu aju vaba. No. Et see oleks nagu miinimum ikkagi selle, ütleme, juunioride klassides. Riho, ma vahepeal pidin sind ka, kui meie kuulajate seas on inimesi, kindlasti need on, kes pole näinud kunagi Grete Kulli mängimas, siis millist mängu ta sinu silme läbi mängib? Kuidas seda kirjeldada inimestele? No vot, see on nüüd hea küsimus. Ja täpselt nagu Rauno ütles, et nad on tegelikult väga head tööd teinud ja Grete on väga kohusetundlik ja väga kõrge distsipliiniga ja endalt nõuab väga palju ja teinekord võib-olla väljakul näed ka seda, et ta on niivõrd perfektsionist, et kui tal see kõik perfektselt välja ei tule, siis noh, ta ei ole endaga rahul ja siis see võib-olla kajastub ka mängu tulemuses, et Grete on ülivõimekas tegelikult ja ma usun, mitte ainult Rauno, vaid ka paljud teised Eesti tennistreenerid saavad sellest aru ja on jälginud teda ja ta on ka füüsiliselt väga võimekas ja talle meeldib ka füüsilist trenni palju teha, nii et noh, potentsiaali Gretel on kindlasti oluliselt rohkem, kui ta täna seisab, et täpselt ma usun, nagu ka Rauno ütles, et vaja on sellist noh, nüüd on vaja sellist küpsust, täiskasvanulikku küpsust ja arusaamist sellest mängust, et need närvilised ja pingelised hetked tulevad ja need hetked lähevad üha närvilisemaks, niikuni kui sa hakkad tippsporti tegema, et küsimus on, kuidas sa selle kõigega hakkama saad ja paraku see tennis niikuni selline on, et ükskõik kuhu sa võistlema lähed, iga nädal lõpeb sellega, et ainult üks mängija võidab turniiri, ülejäänud kõik lahkuvad kaotajana, nii et see on paratamatu ja loomulik osa tennisemängija karjäärist, et sellega kõigega on vaja lihtsalt harjuda ja see muutub rutiiniks ja kui sa oled professionaalne tennisemängija, siis see on sinu elu.
et ma usun, et Gretel on nüüd järgmine samm nagu selle koha pealt kanda kinnitada ja jõuda selleni, et see muutuks tema jaoks argipäevaks. Rauno, kuidas te olete treeningpartnerite olukorra lahendanud, et ma julgen väita, et teist Grete tasemel mängijat Saaremaa pealt ei leidu, et kuidas, kellega te mängite? Ei, väide ei pea paika, selles mõttes, et võib-olla tema unust tüdrukut loomulikult ei leidu, aga ei, meil on siin olemas ju tennisekoolis treener mul Gert Kilumets, kes selge see, et on veel hetkel ikkagi Gretest ju peaaegu üle, et noor kutt ka veel, et temaga saab teha Priit Suluste, kuigi nüüd Sulustet oleme väga-väga vähe kasutanud. Tal on oma töö, kus ei ole enam tennisehallis nii palju. Kuni detsembri alguseni oli meil rühmatrennis ka pundis Rondorn 2006 poistes ka ikkagi, ütleme ka viimane aasta läks tal tuksi oma tervisega, aga sisuliselt on ikkagi 2006 igatepidi, ütleme Gretele trennis nagu väga hea partner oli. Hetkel teda ka nüüd pole, ma võin ka taguda vastu veel. Õnneks on siin neid mandrisaarlasi, kes käivad, neid on ju tegelikult päris palju, et siin vaheaegadel on nad siin. Nüüd saame Katriiniga teha nädal aega oli siin Alicia Aleksandra Kivi, kes on ka 2005 Excel koondise ukse taga, et neid õnneks siin tilgub läbi. Teisipidi käime ju ka palju ära. Nii et see, kui oled 2 nädalat võistlustel, seal teed nagunii erinevate mängijatega trenni, mängid seda võistlust kaasa ja tead, kui sa tuledki siia nagu koju 8 nädalaks reaalselt, kui palju sa neid ikka siin vajad, et sa pead ikkagi oma asjadega tegelema ja loomulikult on hea, kui oleks neid rohkem alati, saad neid kasutada, nüüd on vaja, nüüd tuleb see, eks, aga väga palju peab ikkagi tegema individuaalselt mingi korviga ja oma asjadega tegelema, et seal ei olegi mõistlik võib-olla kogu aeg võtta kedagi vastu, kes ei lase sul oma asjadega tegelda, et sa taod ennast seal kõverikuks ja vigaseks ja peab kuidagi lahendama. Rääkides asjadest, mida võiks alati rohkem olla, tennis teatavasti ei ole kõige odavam spordiala. Kus teil, millise puu otsas teil raha kasvab? Annan sõnajärje Rihole. Riho oli nii kavala näoga, et ta tahtis midagi öelda. Ja. Ei, selles suhtes on sul jah õigus, Gunnar, et ega kui see on täpselt see ülikeeruline ja väga raske vanus, et ma tean siin paljude meie praeguste ja endiste tipptennisistide pealt, et tavaliselt just see vanus, kui sa veel midagi näidanud ei ole ja keegi sind ei tea, siis on ka väga raske veel toetajaid leida ja siis, kui sa juba jõuad kuhugi tippu ja oled juba nii kõrgel, et kõik sind teavad, siis tahetakse sind toetada, et see on alati nagu see dilemma tennises ja ma ise olen kuidagi seda näinud ja kui ma tenniseliidus ka olin, siis minu mõte ja ettepanek oli kunagi ka see, et tegelikult võiks olla selline süsteem, et kuidagi see raha jääks tennisesse tagasi ja kui see vanus 14-16 meil talendid tekivad, et siis võiks kuidagi nii olla, et kui see 14-16-aastane täna saab mingisuguse toetuse ja sponsori, siis kui ta kunagi kuhugi jõuab teatud tasemeni ja teatud teenistuse iga aasta saab, et siis mingisuguse protsendiga tuleb see noortele tagasi, et minu arust oleks igati loogiline ja hea ja tänuväärt projekt. Kas see mõnes riigis toimib või? Jaa, suurtes riikides toimib, ma tean isegi Rootsi näiteks siin need samad vennad Üümerid, seal oli päris suur osa eelarvest, mis niimoodi liigutati. Et seda süsteemi on mujal maailmas, aga jah, ega tegelikult see ikkagi käib niimoodi, et keegi annab kopika siit ja keegi annab kopika sealt ja ega see on raske, et loomulikult sellisele noorsportlasele ikkagi tennis on ülikallis ja tegelikult ega siin mingit saladust pole selline noorsportlane, kes täna näiteks mängib Grand Slami, võib-olla meil on nüüd
jaanuarikuust meil on ainukene, kes meil pääseb Grand Slamile praegu on Oliver Ojakäär, keda juhendab Kennet Raismaa hetkel ja ma julgen küll öelda, et ega see number on ikka juba kipub sinna 6-kohaliseks aasta eelarve. On ta Austraalias stardis või ei ole? Ja Oliver peaks olema Austraalia stardis. Ma Kennetiga siin mingi nädal aega tagasi just rääkisin ja Kennet ütles, et nad sõidavad vist juba sõitsid ära või kohe olid ära sõitmas. Mängivad seal seda eelturniiri veel, seal on juunioride esimese kategooria turniir sellises väikses linnas nagu Traralgonis, kus mängitakse enne Austraaliat, nii et pidime sinna ka mängima. Et jah, et kui ütleme nii, et Grete suur eelis on see, et tal on jutumärkides tasuta treener olemas, et kui me selle treeneri nii-öelda palkaks ja inimene, kes suga tegelikult kogu aeg käib kaasas võistlustel, temal on ju vaja lennupiletid osta, hotellid maksta, päevarahad maksta, palgarahad, et jah, ega see on väga kulukas. Rauno, kas saab välja öelda summa, mis ma ei tea, teil näiteks viimastel aastatel on kulunud ühe hooaja peale? Minu isiklikku raha või? Ei saa välja öelda, ma ei tea, ma ei oska niimoodi, ütleme, me ikkagi arvestasime eelmine aasta, mis ma arvestasin tegelikult oli, et kui mulle ka midagi arvestada, siis mõte oli, et mingisugune 80 000 ikkagi enam-vähem oli aasta eelarve Gretega. No umbes nii, jah. Et ega ma ei tea, palju ma sealt oma raha ise olen juurde pannud, et loomulikult midagi kindlasti. Aga ei, kõik, mis jääb, kõik paned siis, kindlasti. No ütleme siis ausalt välja, et eks sina oled ikkagi Grete Kulli kuldsponsor loomulikult. No selge see praegu. Selles ei ole kahtlust. Jah, selles kahtlust ei ole, jah. Ja selle vist ei pea ka salgama, et Riho, sa oma nõu ja jõuga abistad neid, jah? No jaa, loomulikult alati tahaks rohkem ja eks see on keeruline ja eks eriti keeruline on, ma kujutan, eriti keeruline on olla positsioonis, kui sa küsid raha oma lapsele, eks ju, et nagu Raunol on, ja siis veel seda enam, et kui sa nagu üritad ja ikkagi tead, et vaatad seda pikemat pilti ja saad aru, et see ei ole nagu sprint, vaid see on ikka korralik maraton, nagu Allar Hindile meeldib alati öelda, siis seda enam on nagu, on loomulikult, see on keeruline ja tavaliselt eks sa siis alati ootad seda momenti ja parimat hetke, kui on mingisugune hea tulemus, mille pealt on nagu võib-olla parem alati leida toetajaid, aga tegelikult inimesed, kes tennise sees on ja kes tegelikult toetavad, nad saavad sellest kõik aru, et on vaja vaadata pikemalt neid asju kõiki. Aga meil tegelikult õnneks või kahjuks aeg surub takka, see Zoomi halastamatu 40 minutit hakkab täis tiksuma, 4:30 on jäänud. Lõpetuseks ka Austraaliasse ei lähe mitte ainult Oliver Ojakäär, vaid Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit niisamuti. Kaia tervisest on rohkem teada, kõik paistab olevat korras. Riho, mida me teame ja saame öelda Aneti hetkeseisu kohta, et Dubai turniiri, näidisturniiri oli sunnitud vahele jätma? No vot, ma just mõtlesin, et sa esitad selle küsimusele Raunole, sest Rauno on Anett Kontaveidi mängupartner olnud, kunagi mänginud Eesti meistrivõistlust Anetiga ja Kaia Kanepil on ta ka minu arust mingi periood isegi treenerina siin toimetanud, kui Kaia ka mingi periood Saaremaa treenis, et äkki Rauno hoopis vastab selle küsimusele. Oota, kuhu sa kuristiku ääres ja mind lõppisid praegust? Ma ei tea absoluutselt Aneti hetkeseisust mitte midagi. Ega vist keegi ei tea või, Riho? Ega tundub, et keegi ei tea, jah. Jah, kahjuks see turniir, mis Dubais nüüd näidisturniir toimus ja seal oli ainult, ma tean ka nii palju, et ta lihtsalt oli vigastatud, aga mis vigastus ja mis seal nagu juhtus, ma ei ole ka sellega kursis ja ma ainult Anetile soovisin õnne sünnipäevaks 24. detsembril, et rohkem ei ole kursis, jah. Mida Rauno, Aga ei, muidu igal juhul ma olen väga optimistlik ja loodan, et vähemalt ma tean, et seljavigastus, mis teda kimbutas peale Tallinnat, et see peaks olema korras kõik tal. Rauno, mida teile tuleks soovida uueks aastaks teie perele? Mis meie perele soovida?
ma ei oskagi midagi kohe nagu siin paugust öelda praegu. Eks ikka raha õnne ja tervise õnne ja neid asju. Ei öeldud raha, no ma ei tea, mis raha ei too õnne ja õnn ei too raha ja vaatame. No tervis vast on kõige tähtsam. Kuidas? Et tervis vast on alati kõige tähtsam. No tervis on kõige tähtsam, selge see ja ikkagi pea ka korda saaks ja tervisega korda saaks ja kuidagi siis küll tulevad siis ülejäänud asjad ka. Absoluutselt. Riho, mis sina soovid meie kuulajatele? No mina soovin meie kuulajatele unetuid öid, sest jaanuarikuus on hakkamas Austraalia lahtised. Ma tean ise, et see minu jaoks on see periood aastast alati kõige nauditavam, kui väljas on pakane ja sajab lund ja vaatad seda päikesepaistelist Austraaliat, et minust see on kõige parem hetk tennist alati jälgida. Mulle väga meeldib. Ajakirjanikel ka kindlasti on mõnus öösel otseblogisid teha ja tegelikult loodame, et ajakava halastab, et saame need hommikused mängud rohkem. No just. Aga esimene turniir juba Adelaide'is peaks olema netil ja Kaial 1. jaanuar peaks hakkama mängud pihta vist. Jah, VTA 500 turniirid kohe 2 tükki järjest Adelaide'is. Rauno, kuidas te võtate uut aastat vastu? Ilmselt läheme mandrile. Juba 30. lõunajal minema ja sõbra juurde. Paar peret tulevad sinna kokku ja siukene rahulikult. Ma usun, et söömise ja saunatamisega ja jääaugus käimisega, kui see jää veel alles on. +10 lubatakse vist. Ja siis ilmselt ei ole midagi enam alles, jah. Riho, sina jääd saare peale redutama? Ei tea, mul veel siin ebaselge, eks selgub. Aga aitäh sel aastal kõigile, kes meie saatest läbi käisid, kindlasti Rauno ka sulle. Aitäh kutsumast. Neid üles nimetada läheb pikaks, selle vähem kui 1 minutiga enam ei jõua. Aitäh, Riho, et ikka minuga koos seda saadet vead ja järgmisel aastal paneme uue hooga edasi, eks? Aitäh ja head vana aasta lõppu kõigile. Aga sa ei öelnud, kas järgmisel aastal paneme uue hooga edasi, eks? Muidugi paneme. Aitäh, Rauno, Riho, aitäh kuulamast. Ilusat aasta lõppu kõigile ja veel paremat uut aastat. Aitäh. Aitäh. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.